Tere siis ka minu poolt. Üks asi, mis meelde oli see, et kuna see tänane loeng toimub avatud uste raames, siis õpilastele on mõeldud kella 3-st ka üks järgmine siis jutuajamine, kus küsida võib kõike. Aga kui meil see aeg siin otsa saab, et me täpselt kell 3 nüüd seda kõike siin ära ei lõpeta, et kui inimestel on veel küsimusi, et me saame siin diskuteerida pikemalt, aga need, kes eriala vastu võib-olla rohkem huvi tunnevad, et need saavad siis kella 3-st liituda järgmise Zoomi toaga. Aga tere siis kõigile, minu nimi on Pärn Paiste. Nagu öeldud, olen siis Tartu Ülikooli geoloogia osakonnast ja olengi ametilt geoloog, aga paratamatult on geoloogiaga selline eriala, mis tegeleb ka keskkonnatehnoloogiaga. Ja räägiks teile siis natukene sellest, et mis või kes üldse kontrollib meie planeedi kliimat. Et tänu millele meil on siin nii mõnus ja meeldiv tegelikult elada. Et miks meil on selline tore sinine roheline planeet, aga naabriplaneedid üldse ei ole nii meeldivad. Ja nagu korra mainitud, et loeng toimub siis avatud uste päeva raames ja esindame siin siis geoloogia ja keskkonnatehnoloogia õppekava, just siis bakalaureuse õppekava. Et kui geoloogia, kui rääkida kliimast, siis geoloogia on see pool, mis tegeleb selle kliimaosaga, mis on juba ära olnud. Mis oli minevikus, milline üldse oli kliima, mis seda laias või suurtes piirides kontrollib ja keskkonnatehnoloogia tegeleb siis rohkem võib-olla selle osaga, et milline on meil see kliima siin lähitulevikus ja kuidas me ise seda mõjutame ja kuidas neid mõjutusi ka siis vähendada. Üks asi, millest ma veel kiirelt natukene alguses räägin, on nüüd suunatud naisterahvastele ja meidudele. Et praegu oleme liitunud ka sellise projektiga nagu Engi, mis siis tutvustab ja promob rohkem siis geoteadusi kui sellisena naisterahvastele. Et see on suunatud nii tudengitele kui ka kooliõpilastele. Nii et kui on neidusid, kes tunnevad natukene huvi geoteaduste vastu, et siis võite seda lehekülge külastada ja leiate sealt ka erinevaid programme ja ka võimalusi, kuidas kaasa lüüa. Nii mõningi asi seal on ka, võib-olla auhinna vääriline. Ehk et võtate kätte, teete miskit ja võite ka mingisuguseid auhindu saada näiteks. Aga hakkame siis vaikselt kliimast pihta. Et hakkame natukene suuremat skaalat pihta ja siis tuleme väiksemale skaalale. Et mis see üldse planeedi kliimat mõjutab? Et vaatame enda ja lähiümbruskonna planeete. Et ei saa me üle ega ümber sellest, et kui me räägime planeetidest, siis väga olulisel määral kujundab kliimat ikkagi päike. See, milline on päikese aktiivsus, kui kaugel planeet parasjagu päikesest on, see kõik määrab selle soojushulga, mis planeedile jõuab. Nii et päike paratamatult omab väga suurt olulist mõju planeedi kliimale. Sealt võib-olla tähtsus, et järgmine on tegelikult planeedi tektoonika. Väga oluline on tegelikult see, kas planeedil on toimiv laamtektoonika või mitte. Jällegi hea näide, et Maal on laamtektoonika, Veenusel, Marsil näiteks ei ole. Ja kumbki planeet ei ole just ka meie jaoks väga meeldiva kliimaga. Ja kolmas kriteerium, mis planeedi kliimat kontrollib, on erinevad kliimapuhvrid.
ja see on just see, mis maal siis kontrollib ka kliimat ja mis muudab maa kliima meie jaoks eriti meeldivaks võrreldes siis teiste planeetidega. Ja räägiks natuke lähemalt, mis asjad need kliimapuhvrid on. Et me saame neid laias laastus jagada kaheks. Meil on geokeemilised kliimapuhvrid ja on bioloogilised kliimapuhvrid. Et geokeemilisest kliimapuhvritest kõige olulisemaks võib vast lugeda sellist asja, nagu on silikaatne murenemine. Et väga pikkadel ajaskaaladel on just see silikaatne murenemine, mis on siin toreda valemiga näidatud, see, mis kontrollib meie maa kliimat. See on see hästi suur mehhanism, mille kaudu me hoiame siis süsihappegaasi taset atmosfääris mingisugusel kindlal tasemel. Et see on see aineringe osa, mis on klimaatiliselt üli oluline. Et kui geoloogidega rääkida või ka teised teadlased, kes võib-olla geoloogidega rohkem kokku puutuvad, siis neile on ka ilmselt sisse tambitud seda, et kui nüüd küsida, mis kontrollib kliimat, siis lõpuks on see ikkagi silikaatne murenemine. Aga väga oluline kliimapuhver on ka tegelikult bioloogia. See, et planeedil on olemas elu, mõjutab tegelikult väga tugevalt ka selle planeedi kliimat. Ja elu tegelikult hoiab kliimat stabiilsena. Ja mida elu veel teeb, on see, et elu muudab planeedi kliima elu enda jaoks palju meeldivamaks ja talutavamaks. Et siin parempoolsel pildil on üks graafik ühest artiklist, kus on siis hinnatud seda, et milline oleks maa keskmine temperatuur siis, kui meil ei oleks elu meie planeedil või kui kogu elu järsku siis lakkaks olemast. Ja elu mõju on tegelikult väga suur. Et see, kas meil on meie planeedil, praegu planeedil maa elu või mitte, mõjutab maakera keskmist temperatuuri väga tugevalt. Et hinnanguliselt on see umbes 40 kraadi. Kui meil maal elu ei oleks meie planeedi keskmine temperatuur umbes 40 kraadi soojem, mis oleks ka elu jaoks palju ebameeldivam. Et elu hoiab kliimat siis jahedamana. Ja teine oluline asi, mida elu teeb, erinevad siis bioloogilised puhvrid, on see, et ta muudab erinevaid kliimamuutusi lamedamaks. Ehk et kui mingid muud protsessid mõjutaks nüüd seda kliimat ühele või teisele poole, siis see, et meil planeedi pinnal eksisteerib elu, muudab need muutused aeglasemaks. Ehk elu hoiab jahedamana seda planeeti ja elu puhverdab kõiki kliimamuutusi. Ja ta puhverdab seda ka väga lühikestel ajaskaaladel. Et kui me räägime geoloogiast, siis me ei räägi kümnetest aastatest. Me räägime ikkagi pigem minimaalselt võib-olla sadadest tuhandetest, miljonitest aastatest. Ja sellisel skaalal on elul väga tugev roll stabiliseerimaks meie planeedi kliimat. Kui planeedil on elu olemas, siis kliima on palju stabiilsem võrreldes siis planeediga, kus seda elu ei ole. Ja üks väga oluline aspekt on tektoonika. Ja just eriti laamtektoonika tegelikult muudab jällegi planeedi palju elukõlblikumaks. Laamtektoonika on kaks olulist aspekti. Üks on see, et meil on aineringe ja teine on magnetväli. Et see, et meil on subdukteeruvad laamad,
Eks tänu sellele me viime kogu aeg kivimeid vahevöösse ja sealt sulatame üles ja tulevad jälle uued kivimid maapinnale. Et me hoiame selle kivimeid ja neid kõiki elemente kogu aeg ringluses ja laamtektoonikas on väga oluline osa ka just süsinikuringes. Ja teine oluline aspekt on magnetväli. Põhjus, miks ei ole Marsil ja miks ei ole Veenusel magnetväli on see, et nende tuum on liiga kuum. Kui meil on laamtektoonika, siis see jahutab selle planeedi tuuma ja tänu sellele saab selle planeedil olla ka stabiilne magnetväli. See magnetväli kaitseb meid kosmilise kiirguse eest ja hoiab ka siis atmosfääri planeedi ümber. Kui meil selle magnetväli ei ole, siis päikese tuul näiteks puhub kogu aeg meie atmosfääri minema. See on näiteks see, mis Marsil on juhtunud. Et päikese tuul lihtsalt puhub selle atmosfääri minema. Atmosfääri ei ole, siis on jälle elul ka oluliselt keerulisem. Pluss kosmiline kiirgus ka ei ole just kõige meeldivam asi elu jaoks. Et laamtektoonika on väga-väga oluline nii klimaatiliselt kui ka sellest aspektist, et ta võimaldab elu. Vaatame siis nüüd natuke jällegi konkreetsemalt, et mis meie planeedi kliimat mõjutab ja millisel skaalal ja kiirusel. Nagu öeldud, et päike on kindlasti väga oluline ja päike mõjutab pigem pikaajalisel skaalal ja need muutused, mis meil siis päikesega seotud on pigem aeglased. Loomulikult on meil päikese aktiivsus, üks komponent, aga teine komponent on siis see, et kuidas parasjagu meie planeet asetseb päikese suhtes. Ja kutsutakse seda Milankovitši tsükliteks, et kuidas parasjagu siis meie planeet ümber päikese liigub, mis nurga all me oleme päikese poole kallutatud. Et see kõik mõjutab seda, kui palju päikese kiirgust ja kuhu kohta siis planeedile jõuab ning milline see planeedi kliima tänu sellele on. Teine pikaajaline kliimat kontrolli faktor on siis geoloogia ja tektoonika. Näiteks see, kus parasjagu meie planeedi pinnal erinevad kontinendid asuvad, mõjutab väga oluliselt planeedi kliimat. Näiteks see, et meil praegu Antarktika on lõunapoolusel, et meil on lõunapoolusel üks manner, muudab tegelikult planeedi klimaatilist olukorda väga tugevalt, sellepärast et kuna seal lõunapoolusel on manner, siis sinna saab väga kergelt ka tekkida jääkilp. Kui seda mannet ei ole, siis seda püsivat jääkilpi sinna nii lihtsalt ei teki. Ja teine aspekt on näiteks mäetekkeprotsessid. Seesamune silikaatne murenemine on otseses seoses sellega, kui palju mägesid, aktiivseid mäestikuvööndeid meie planeedil antud hetkel on. Mida rohkem mägesid meil tekib, seda jahedam on kliima. Mida vähem mägesid tekib, seda soojem on kliima. Ja kui need on nüüd sellised aeglased ja pikaajalised kliima kontrollivad faktorid, siis meil on tegelikult ka mõned väga kiired. Ja need kiired muutused on tavaliselt olnud seotud kas suurte meteoriidi plaavutustega või suurte vulkaaniliste sündmustega. Näiteks 1992. aastal Pinatubo vulkaan purskas. Ei olnud väga suur vulkaanipurse, aga ometigi järgmisel aastal oli globaalne keskmine temperatuur 0,2 kraadi madalam. Et nende mõlema puhul on nüüd nii, et see kliimamuutus, mida sellised protsessid väga kiirelt nendega kaasa toovad, on tavaliselt kliima jahenemine. Meil on väga kiire kliima jahenemine toimub, kui kukub alla mõni suur meteoriit või purskab mõni väga-väga suur vulkaan.
Ja siia järskude kliimamuutuste alla võime nüüd ka inimtegevuse liigitada. Et see, mida meie praegu kliimaga teeme, on oma skaalalt siis pigem sarnane mõnele suurele meteoriidile. Küll aga on see palju erinev meteoriitidest ja vulkaanidest, sellepärast et antud hetkel kliima mitte ei jahene väga kiirelt, vaid vastupidi, soojeneb väga kiirelt. Et see on niisugune nähtus, mis ei ole nüüd väga tavaline maa ajaloos, et väga kiirelt hakkaks kliima soojenema. Aga vaatame, milline see kliima üldse on olnud. Ärme väga kaugele vaatame viimast 65 miljonit aastat. No kui me kliimast räägime, geoloogi jaoks on ikka see, et me vaatame natukene teist ajaskaalat võib-olla kui tavaline inimene. Me vaatame ikka miljonitest aastat. Ja mis see normaalne kliima üldse on? Et me räägime kliimast, kliimamuutustest, me oleme ikkagi inimkesksed ja tavaliselt võtame, et normaalne kliima on siis selline kliima, mis eksisteeris enne tööstusrevolutsiooni. No olgu, me võtame selle nullpunktiks. Kui me võtaks nullpunktiks näiteks 20 000 aastat tagasi, siis praegu on juba väga soe. Vaatame kaugemale minevikku, siis tegelikult praegu on ikka päris jahe. Sest enamuse maa ajaloos tegelikult on maa keskmine temperatuur olnud palju kõrgem. Nii et eks see oleneb sellest, et kuhu me selle nullpunkti paneme. Et kui me ütleme, et normaalne kliima oli 30 miljonit aastat tagasi, siis läheb veel ikkagi aega, enne kui me sinna normaalsusele jõuame. Ja võib-olla võime siis öelda, et kui me tahame, et see oleks normaalsus, siis peame veel rohkem põletama fossiilseid kütuseid, et jõuaks ikka sinna nullpunkti tagasi. Kuidas võtta? Küll aga on olnud üks selline väga kiire soojenemine viimase 65 miljoni aasta jooksul. Nimetatakse seda PETMiks, mis on siis paleotseeni, eotseeni termaalne maksimum. Umbes 59 miljonit aastat tagasi ja see oli ka selline hetk maa ajaloos, kus väga kiirelt, ütleme siis geoloogilises mõttes, väga kiirelt tõusis maakera keskmine temperatuur või umbes 6 kraadi. See väga kiirelt on umbes 10-20 000 aasta jooksul toimus see muutus. Aga geoloogilises ajas on see ikka väga kiire muutus. Ma räägin siin, et kliima on olnud ühte või teistmoodi, aga kus me üldse teame, milline see kliima meie planeedil olnud on? Et ei olnud kedagi meist ringi jalutamas siin planeedil 60 miljonit aastat tagasi kraadikehas käes, kes ütleks, et näed, soojem. Et kus me teame? Aus otsus on see, et umbes viimased miljon aastat on meil siis planeedi temperatuuri arhiiviks puursüdamikud, jää puursüdamikud Antarktikast ja Gröönimaa. Et jäässe jäävad sisse selle atmosfääri gaasid, ehk see õhk jääb sinna jäässe sisse ja me saame mõõta selle õhu koostist ja öelda, kui külm või soe meie planeet siis tolle hetkel oli. Aga kui me nüüd lähme kaugemale minevikku, räägime kümnetest, sadadest miljonitest aastatest, siis me vaatame settekivimi. Ja me vaatame just neid settekivimeid, mis on tekkinud siis elutegevuse tagajärjel. Et enamus siis merelisi setteid koosneb meil sellisest asjast nagu kaltsiumkarbonaat. Ja see kaltsiumkarbonaat, juveakivi, kus see tekib, on lihtsalt see, et enamik mikroorganisme, kes meil meres elab, on otsustanud, et nemad ehitavad oma skeleti samast kaltsiumkarbonaadist. Kui ära surevad, kõik see mass vajub sinna veekogu põhja ja pika aja jooksul tsementeerub ja moodustavad kivi.
ja selles samuses karbonaadis või on võib-olla siis fosfaadis või räniühendites on sees hapnik. Ja mida me saame teha on siis see, et me mõõdame selle hapniku isotoopkoostist ja see hapniku isotoopkoostis annab meile informatsiooni selle kohta, kui soojas vees see elusorganism elas. Et me mõõdame kahe hapniku isotoobi omavahelist suhet, hapnik 16 ja 18, ja selle järgi saame välja arvutada, milline oli siis temperatuur selles keskkonnas, kus elusorganism kasvas. Et sedasi me saame siis teada, milline on üldse maa kliima minevikus olnud. Et ei ole täitsa umbropsu pakutud need asjad, vaid me tõesti teame, milline see kliima on olnud. Aga räägiks nüüd natukene lähemalt sellest petmist. Sellepärast, et see on kõige lähedasem analoog sellele, mis meil praegu toimub. Et vähemalt geoloogilises ajaskaalas, et see on see ainuke koht, kus ka väga kiired temperatuurid tõusid. No, kui me räägime ka praegu, et kliima soojeneb, eks, et mis halba kõik siis kaasa võiks tuua, vaatame, mis kunagi juhtus, mis selle petme ajal siis juhtus. Läks väga kiirelt väga soojaks, kas juhtus ka midagi väga halba. No, üks väga halb asi juhtus. Juhtus see, et 35–50% kogu süvamerede elustikust suri välja. Me teame, et kliima läks siis väga kiirelt väga soojaks ja me näeme, et siis just süvamere põhjaelustik, seal on väga suur siis elurikkuse kadu. Et väga palju elusorganisme just selles sügavas vees kadusid ära sellel ajahetkel. Aga see on ka samas ainukene tõesti suur väljasuremine, mida me näeme. Et pinnalaedases vees, kus kalad elavad, oli ka väikene väljasuremine. Et olid mõned kalaliigid, mis tõesti kadusid sellel hetkel, kui see petm toimus, aga midagi väga halba nagu pinnavee kogudes ei juhtunud või siis madalamas vees. Et ei olnud suurt ja massilist väljasuremist. No, kui me maismaast räägime, siis tegelikult umbes sellel ajahetkel, kui väga soojaks asi läks, ilmusid esimesed tõelised primaadid. Nii et see, et meie siin nüüd kahel jalal ringi kõnnime, on võib-olla isegi osaliselt seotud sellega, et kliima läks võrdlemisi kiirelt palju soojemaks. Me teame ka seda, et tollel ajahetkel kliimavöötmed väga kiirelt nihkusid ja tänu sellele hakkas ka siis taimne ja loomne elu järjest rohkem siis seda planeeti koloniseerima. Nii et maismaal tegelikult ei juhtunudki väga palju halba, võib-olla mõnes mõttes isegi head. Nii et läks küll väga kiirelt soojaks, aga väga suurt hullu asja ei juhtunudki. Et see on nagu positiivne uudis vähemalt selles valguses, et kui meil ka siin väga kiirelt soojaks läheb, et kui me võtame selle petmi analoogiks, siis vähemalt tollel ajahetkel globaalsel skaalal midagi väga hullu, ütleme maismaal ja pinnallähedases vees ei juhtunud. Küll tulid ka näiteks välja väga palju koralle. Et troopikas tõusis merevee, pinnalähedase merevee temperatuur ilmselt kuskile 33–35 kraadini. Et ikkagi väga soojaks läks. Korallid siukses väga soojas vees väga hästi hakkama ei saa. Et tõesti troopilistel aladel korallid praktiliselt et kadusid ära. Aga kas me saame siis seda sündmust võtta ka tõesti analoogina tänapäevale? See on natuke nagu jah ja nagu ei. Et jah, tõesti läks palju soojemaks.
väga palju süsihappegaasi tekkis atmosfääri. Aga see muutus, mis meil praegu on palju kiirem kui toonane. Et ka siis vabanes väga palju süsinikku, väga kiirelt atmosfääri, aga väga kiirelt geoloogilises ajaskaalas. Räägime tuhandetest aastatest, mitte sadadest aastatest. Ja siin ongi analoog siis võrreldud seda, et kuidas süsihappegaasi tase atmosfääris tõusis sellel termaalse maksimumi ajal ja kuidas ta on siis praegu tõusnud. Ja kuidas see edasi võiks ka siis langeda või ära stabiliseeruda. No, kui me võtame selle termaalmaksimumi analoogiks, siis võttis 10-20 000 aastat, et saavutada siis see süsihappegaasi sisalduse tipp atmosfääris. Aga praeguste mudelite järgi võib-olla me jõuame samale tasemele lähima paarisaja aasta jooksul. Siis võttis paarkümmend tuhat aastat aega, aga nüüd me jõuame võib-olla samale tasemele paarisaja aastaga. Et see kliimamuutuste kiirus on kindlasti palju intensiivsem kui kunagi varem, mis puudutab just sellist kliima soojenemist. Nii et me teame, et see süsinikku me vabastame palju kiiremini kui tollel ajal ja tõenäoliselt ongi nii, et need temperatuurid, siis maakera keskmine temperatuur tõuseb palju kiiremini kui toona. Nii et ta on küll natukene nagu analoog tänapäevasele kliimamuutusele, aga ta siiski ei ole üksüheselt võrreldav. Et ta ei ole päris analoog, sellepärast et see kliimamuutuse kiirus, mida me praegu näeme, on kordades kiirem kui miski, mis me oleme varasemalt näinud. CO2 tuleb atmosfääri, läheb kõrgeks, kui me räägime suurtest ajaskaaladest, siis olge mureta, planeet eemaldab kogu selle üleliigse süsihappegaasi sellest atmosfäärist. Küsimus on lihtsalt ajas. Meil on erinevad need geokeemilised, bioloogilised puhvrid, mille kaudu me saame selle süsihappegaasi siit atmosfäärist välja viia. Kui me põletame ära kõik fossiilsed kütused, siis me vabastame atmosfääri süsihappegaasi, süsinikku, mis vastab ühikule 5000. Ja see osa sellest süsinikust, mille me väga kiirelt suudaksime siis eemaldada, kiirelt on siis ajaskaalal kümned, sajad aastad, on niisugune 3500 umbes. Et me väga kiirelt, et väga palju küll ei saa eemaldada. Aga meil on erinevad mehhanismid, mille kaudu me saame süsihappegaasi siit atmosfäärist välja. Ja tegelikult on niimoodi, et mida suuremasse ajaskaalasse me lähme, seda efektiivsemaks või seda suuremaks reservuaar muutub. Nii et hinnanguliselt on umbes nii, et kui me nüüd kogu see süsihappegaasi atmosfääri paiskame, siis järgmised 100-150 000 aastat kulub selle jaoks, et jõuda siis industriaalajastu eelsele tasemele. Et süsihappegaas jääb hästi kiirelt ülesse, järgmise mõnede sajade aastate jooksul tuleb ta võib-olla hästi kiirelt jälle alla tagasi, aga mitte päris nulli. Et jääb ikkagi kõrgemale tasemele ja siis sealt edasi hakkab vaikselt tulema. Et küsimus on lihtsalt ajas. Meie jaoks on aeg palju rohkem piiratud kui planeedi jaoks, nii et mis teha. Aga väga suures plaanis planeet saab hakkama. Kõik see üleliigne CO2, mis vabaneb, see lõpuks ära seatakse. Aga eks me peame ikkagi vaatama enda mätta otsast, neid asju. Me tahame siin planeedil elada ja tahaks nagu teada, mis siin lähiajal siis juhtuma hakkab. Eks me modelleerime.
iga aastaga mudelid muutuvad järjest paremaks, sest mudel on ainult nii hea, kui need andmed, mida sa modelleerimiseks kasutad. Mida rohkem andmeid meil on, mida paremad need andmed on, selle täpsemaid mudeleid me saame ka koostada. Aga hinnanguid on erinevaid, eks loomulikult on positiivsemad, on negatiivsemad, aga me tõesti ei tea, kuhu kohta me sajandi lõpuks välja jõuame. Kas on paar kraadi võib-olla soojemaks läinud, kraadi võrra, 2, väga halvasti läheb, võib-olla isegi 3-4 kraadi on maakera keskmine temperatuur soojem. Me tegelikult päris täpselt ei tea, sellepärast et me ei tea ka, kuidas siit kõik edasi areneb. Me saame ainult modelleerida vastavalt sellele, kuidas praegu inimkond käitub. Kui me oma käitumismudelit muudame, siis see mõjutab loomulikult ka kõiki mudeleid. Kui me räägime inimestena kliimast ja kliimamuutustest, siis me oleme kokku leppinud, et ajaühikuks, mis me võtame siis, et mingi ajaühik on kliima selline, järgmine ajaühik on 30 aastat. Me võtame 30 aasta keskmise maakera temperatuuri ja see on üks andmepunkt. Ja niimoodi võrdlemegi. Tänu sellele on ka see, et näiteks 2000-ndate keskel lõpus oli võib-olla kliimaskeptikuid ka rohkem. Sellepärast, et tollel ajahetkel me ei näinud, et kliima soojeneks. Siin oli kõik oli võrdlemisi nagu stabiilne. Nüüd viimasel ajal jälle on nagu hakanud soojemaks minema. Et pole midagi teha, et me ei saa vaadata iga-aastaseid kliimamuutuseid ja öelda, et eelmine aasta oli soojem, nüüd kindlasti läheb väga kiirelt väga soojaks. Et me oleme kokku leppinud, me vaatame 30 aastat ja see on siis see keskmine kliimamuutus, mida me siis sellel ajaperioodil näeme. Et me ikkagi kesendame. Milline meie kliima siin, ütleme, sajandi lõpuks on. Et võtame need erinevad mudelid, loomulikult on eks ju seal suured peapiirid, me täpselt ei tea, mis juhtub, aga või kui kaugele see kliima areneb. Aga võrdlemisi kindel on see, et meil läheb siin soojemaks ja meil läheb siin niiskemaks. Et meil tegelikult klimaatiliselt väga nagu halvaks ei lähe. Võib-olla see ilm, mis praegu akna tagant paistab, see ongi võib-olla selline keskmine talv. Et ongi täpselt selline nagu siin akna taga, eks ju, paikab. Kindlasti üks asi, mis kindel on see, et tuleb rohkem ekstreemseid ilmastikuolusid. Ehk et ka see on see, mida mudelid näitavad ja mida ka andmed näitavad, et kui see kliima väga kiirelt muutub, siis muutub või sagenevad ka ekstreemsed ilmastikuolud. Kuna chatist näen, et sellel alal väga pädev inimene on kommenteerinud seda, et mudeli headus ei sõltu mitte andmetest, vaid ikka sellest, kuidas need protsessid käituvad, siis sellega ma olen absoluutselt nõus. Ka see kogu aeg muutub, et mida rohkem andmeid meil on, tegelikult seda paremini me saame ka ju aru sellest, kuidas need protsessid toimivad. Et mida rohkem on andmeid, seda paremini me suudame ka hinnata neid protsesse, mida me oma mudelitesse sisse paneme. Aga kui me mudelit teeme, et kui meil on seal ikkagi mudelis ainult paar punkti versus 100 või 1000 punkti, siis mida rohkem andmeid,
seda tõelähedasem see mudel meil vast ikka on. Üks asi, mis inimeste jaoks see kliimamuutusega kindlasti palju furoori tekitab, on veetaseme tõus. Et kliima läheb soojemaks, jää sulab, meil tekib rohkem vett juurde. Teine asi on veel see, et vee soojus paisumine. Mida soojem vesi on, selle suurem on ka selle vee ruumala. Et isegi kui liustikud ei sulaks, siis ikka veetase natukene tõuseks. Ja hinnanguid on jälle erinevaid, et kui kaugele meil või kui kõrgele see veetase meil, ütleme siis sajandi lõpuks näiteks tõuseb. Aga erinevad hinnangud on, ütleme siis paarkümmend sentimeetrit kuni meeter. Ja on siis see, et kui palju võiks see globaalne keskmine merevee tase meil sajandi lõpuks tõusta. Et see meetrikene, ütleme, võtame, et tõesti tõuseb üks meetri, et kas see on midagi, mis on väga eriskummalist või väga katastroofilist, ütleme, planeedi mõttes. Me saame ka nüüd jällegi natuke ajast tagasi vaadata, üldse mitte kaugele. Et milline on üldse veetase viimastel paarikümne tuhandel aastal olnud. Viimased paar tuhat aastat on maailmavere keskmine veetase olnud võrdlemisi stabiilne tegelikult. Aga kõige suurem muutus oli loomulikult peale viimast jääaega. Et kui kogu see jää ära sulas, siis väga kiirelt hakkas ka mereveetase tõusma. Et eks 8000 aastat tagasi oli maailmavere keskmine veetase umbes 14 meetrit madalam kui tänapäeval. Kui me aga nüüd Eestist räägime, siis mitte kunagi lähiajaloos ei ole olnud nii palju Eestit vee alt väljas kui tänapäeval. Et meil on siin viimase 10 000 aasta jooksul kogu aeg olnud mereveetase palju kõrgem. Et paraku on nii, et isegi kui maailma mereveetase on ühtpidi trendid, siis lokaalselt võivad need veetaseme kõikumised olla hoopis teistsugused. Nii et see, et kui maailmavere tase tõuseb, ei tähenda, et see tõuseks globaalselt igal pool samamoodi. See on väga palju erinevaid faktoreid, mis seda mõjutab. Nii et kui me Eestist räägime, isegi kui mereveetase tõuseb 10 meetrit, ütleme, siis me oleme umbes seal maal, kus me olime 2500 aastat tagasi. Nii et kui ka mereveetase tõuseb, siis Eesti alade lõikes on ikka väga palju maismaad vee alt väljas. Meetrikene tõusu tegelikult näiteks sellel skaalal ei tundugi väga palju. Ja kui me vaatame, mida üldse merevee tase tegi peale viimast jääaega, siis maailmamere keskmine veetase tõusis pea 120 meetrit. Nii et ikka väga suur maailmamere veetaseme kõikumine on olnud viimasel paarikümne tuhandel aastal. Me oleme veel eriti kaugele maajalukku, siis on olnud ka selliseid perioode meie maal, kus terve planeet on põhimõtteliselt üks suur, ilus valge lumepall. Me nimetame neid ingliskeelse snowball earth ehk lumepalli maa ja me teame, et selliseid perioode on olnud meie maa ajaloos mitmeid, kus on ikka väga külmaks kõik läinud. Ja merevee kõikumised, mis meil olid peale seda, kui see jäämass ära sulas, olid skaalal umbes 500 meetrit. Nii et see geoloogilises ajaskaalas see meetrike tõus on ikka väga vähe. Aga meie inimeste jaoks loomulikult on see ikka väga suur. Sest mis teha, oleme rajanud väga palju oma asulaid ju paraku mere äärde.
Aga no räägime ka sellest, et kui palju see veetase tõuseks, kui me nüüd kogu selle või need suured jäämassiivid ära sulataks. Sulatame ära kogu jää, mis on Gröönimaal, siis maailmamere keskmine tase tõuseks umbes 7 meetrit. Kui me Lääne-Antarktika ära sulatame, umbes 4 meetrit ja kui Ida-Antarktika ära sulatame, siis umbes 55 meetrit. Nii et me räägime 65-70 meetrist veetaseme tõusust. Aga siin on väga oluline ka aeg. Et mida suurem on jäämassiiv, siis see tähendab ka seda, et seda aeglasemalt ta sulab. Nii et isegi kui see temperatuur meil siin nüüd tõuseb väga kiirelt, siis see ei ole siin mingisuguste 10 aastate küsimus, et need jäämassiivid sulaksid. Pigem on sajad ja tuhanded aastad. See aeg, mis kuluks selle jaoks, et kogu see jäämassiiv ära sulatada. Nii et see mereveetaseme tõus ei ole nüüd niisugune nii kiire, et nagu mõnes võib-olla filmis, kus järsku poole aastaga sulab kogu see jää ära ja siis tuleb mingi meeletu tsunami ja mereveetase tõuseb. Et see protsess ei ole nii kiire, küll aga näiteks Gröönimaa puhul ega Antarktika puhul see sulavesi, mis sealt tuleb, hakkab mõjutama ookeani hoogusi. Ja see mõju, mis sealt tuleb, võib nüüd väga olulisel määral mõjutada siis teatud piirkondades maakliimat. Näiteks ka just Põhja-Euroopas, et Gröönimaa sulamine, see sulavesi vähemalt mudelite põhjal mingil hetkel peatab siis golfihooguse. Vähemalt selle osa, mis siia üles meile seda sooja vett toob ja meie kliima nii pehmeks ja soojaks muudab. Nii et mitte ükski asi, eriti kui me kliimast räägime, kliimamuutustest ja seostest ei ole mustvalge. Väga palju asju on omavahel seotud. No, eks see kurja juur, millest me kliimamuutuste puhul peaasjalikult räägime, on süsinik ja süsihappegaas. No, planeet saab hakkama. Küsimus ajas. Kui me tahame endale aega juurde võita ja seda kliima soojenemist pidurdada, siis me peaksime kuidagi seda CO2 siit atmosfäärist kätte saama. Ja ega siin väga palju muud ei ole, et tuleb kuidagi see siis kinni püüda. No, selleks on, ütleme siis, kaks head meetodit. Või vähemalt 2 meetodit, mida on välja pakutud laias laastus. Üks ongi süsiniku kinnipüüdmine ja matmine. Et kui meil ongi mingid suured tööstused, elektrienergiat tootvad jaamad, kohe korstendest püüame selle CO2 kinni, matame selle maha. Seal on väga suureks probleemiks on tasuvus. Et kas see kõik ennast ka nagu rahalises mõttes lõpuks ära tasub. Et üks probleem selle süsihappegaasiga, mis me niimoodi kinni püüame ja maha matame, on see, et see süsihappegaas on võrdlemisi must. Et väga raske on selle süsihappegaasi taaskasutada. Et kui me selle lihtsalt soovime kinni maksta, selle lihtsalt matmise, siis on üks asi, aga kui me ikkagi rahakoti poole vaatame, siis me peame ikkagi seda tasuvust ka vaatama. Nüüd, teine võimalus on erinevate looduslike protsesside võimendamine. Kuna elusloodus on ikkagi väga efektiivne süsiniku sidumisel, siis üks asi, millega väga palju teadustegevust suunatud, on see, et me vaatame, kuidas me saaksime erinevaid looduslikke protsesse võimendada. Et mida rohkem taimi kasvab,
meie planeedil, eks ju, seda rohkem selle süsihappegaasi seotakse. On niisugune kuulus lause ühelt merebioloogilt, kes kunagi ütles siis, et andke mulle naftatankeri täis rauda ja ma toon teile jääaja. Mõte oli siis selles, et Antarktika ümber see ookean, seal on raua defitsiit. Ehk et elul on toitainetest põhiliselt puudu seal rauast. Kui me seda vett seal rauaga väetame, kõik ülejäänud toitained on piisavalt, siis hakkab seal elu keema. Me kiirendame seda siis eluteket seal, või mitte teket, vaid lihtsalt bioproduktsiooni ja seeläbi seome väga-väga palju süsihappegaasi, nii et toome selle süsihappegaasi taseme atmosfääris väga kiirelt alla. Aga selliste protsessidega ei tasu nüüd ka uisapäisa tegelema hakata. Et mida suuremal skaalal me hakkame midagi tegema, seda suuremad on ka tagajärjed. Et me ei saa ühtegi asja vaadata ainult vaakumis, et me teeme seda, tagajärg on see. Et läheb niimoodi. Et me peame vaatama ka seda, et mida muud kõike see protsess võiks ka mõjutada. Ja kui me võimendame väga tugevalt neid looduslikke protsesse, siis kindlasti me muudame väga tugevalt ka selle loodusliku tasakaalu. Nii et igal asjal on ikkagi ka mitu tagajärge. Et meil väga head, lihtsalt kiiret lahendust ei ole. Aga järjest uurime ja see on ka üks asi, millega keskkonnatehnoloogid tegelevad. Et mis me selle CO2-ga näiteks saaksime pihta hakata. Aga tuleme siis selle algse küsimuse juurde tagasi, et kes see siis kontrollib ikkagi selle meie planeedi kliimat? Väga pikaajalises skaalas on ikkagi päike ja tektoonika. Et see on see, mis määrab sellise väga pikaajalise trendi, just see kliimatrendi. Et kui soe või külm, siis pikaajaliselt meie planeedil on. Lühiajaliselt on ka tegelikult kõige tugevamad võib-olla mõjutajad antud hetkel päike ja meie ise. Et see kliimamuutus, mis meie siin praegu kaasa toome, et see lühiajaliselt kindlasti mõjutab meie kliimat väga palju ja ka päikese poolt siis päikse aktiivsus. Et kui päike muutub mingi põhjusel natuke aktiivsemaks, tuleb natuke rohkem seda energiat meie planeedile, loomulikult läheb soojemaks. Päikse aktiivsus langeb, energiat vähem, jälle natukene jahe. Aga kindel on samas see, et elu muudab meie kliima siin paremaks. Et kõik see rohelus meie ümber muudab seda kliimat stabiilsemaks ja pehmemaks. Et see eluslooduse osa, mis kliimat rööbastelt välja ajab, olemegi meie ise. Ja eks me selle kliimamuutusega kõige rohkem iseendale ka jalga tulistame. Et kes sellest süsihappegaasi kasvust kõige rohkem võidavad, ongi kindlasti taimed. Sest kliima läheb soojemaks, rohkem süsihappegaasi. Neil on elu järjest parem. Rohkem toitu, rohkem soojust. Super. Et vetikad rõõmustavad, aga inimesed mitte nii palju. Nii. Kas kellelgi on küsimusi? Üks küsimus on chatis, üks pikem küsimus. Üks pikem küsimus ja ma hakkan seda siis nüüd lugema. Nii.
Ahah. Vaatan just, et äkki tõesti see küsimus on just see, millele võib-olla Piia tõesti Piia post on õigem vastama. On siis küsimus selle kohta, et kui täpselt need mõõteandmed üldse on, kui me räägime eriti just vanadest mõõteandmetest. Eks, Piia, vasta sina oled selles valdkonnas kindlasti minust oluliselt targem. Aga see on ka väga hea näide sellest, et ülikoolis oleme kõik sõbrad ja oluline ei olegi alati ise kõike suurepäraselt teada, sest keegi inimene ei suuda kõike teada. Aga oluline on teada inimesi, kes teavad nendele küsimustele vastuseid. Kui sa ise ei tea, siis vähemalt tead, kelle poole pöörduda. Ma arvan, et Piia on küll selles vallas see õige inimene, kellelt küsida. Aitäh, Pärn. Ma ei tea, kas mind on kosta. Ma loodan, et jah. Jah, just. Et mul füüsikana oli väga huvitav seda ettekannet kuulata. Mulle meeldis see mõiste nagu kliimapuhvrid, eks ju, et minu background on hoopis teistsugune. Ja me oleme siin terve kursuse üliõpilastega tegelikult kohal ja me siis arutame oma kursuses kliima ja poliitika pärast sinu ettekannet, aga selleks, eks ju, et sa näed, et kõik on kõigega seotud. Et samamoodi, kuidas meie siin ära kasutame, aga see küsimus ise, et see määramatus, et praegustes mõõtmistes ja mineviku mõõtmistes, jah, muidugi ma peast küll ei oska öelda, kui palju need määramatused võiks võtta, eks ju, vanade termomeetrite osas, aga sellistes ajalooliste uuringute puhul me oleme ju küsimuse ees, et kas võtta või jätta. Et kas kasutada neid andmeid, mis on olemas ja mis on tegelikult tõepoolest instrumentidega mõõdetud. Ja kui me vaatame elavhõbeda termomeetrit või siis vedelik termomeetrit, siis seda liiki instrument on ju väga pikalt juba olemas olnud, paarsada aastat. Nii et alates sellest, kui need instrumendid tekkisid, on olemas ka vaatlusread. Ja nende määramatus ei ole sugugi nii kehv. Pigem on probleem selles, et missugustes tingimustes on mõõdetud. Et me teame ka seda, et näiteks need samad Tartu mõõtmised siin, mis pärinevad siis 19. sajandi lõpust näiteks, on ju tehtud niimoodi, et ei mõõdetud mitte avaral platsil, vaid see termomeeter oli kuskil akna taga lihtsalt. Ja keegi siis kuskil mingi piksilmaga vaatas seda termomeetrit. Et kui te hakkate mõtlema, et see instrument, eks ju, on tegelikult sellisel kujul olnud ikkagi päris pikalt ja see on päris täpne instrument. Aga küsimus on selles, et tegelikult need mõõtmistingimused ei ole vastanud nagu sellistele nõuetele, nagu me neile praegu esitame. Nii et see määramatus on tõepoolest ilmselt suurusjärk kraad. Aga see on väga hea tulemus võrreldes mitte millegagi. Midagi on ikkagi parem kui mitte midagi. Absoluutselt ja see on praeguses seda liiki kliimateaduses väga kuum teema, et püütakse tõepoolest üles kirjutada või digitaliseerida siis kõik andmed, mis üldse olemas on. Et jah, see on väga vajalik tegelikult, et muidu meil ei oleks midagi selle aja kohta olemas. Ja kui me räägime, ütleme, siin mõõtemääramatus, eks küsimus, et kas 100 või 200 aastat tagasi, et me räägime, et kas on siis kraad ühele või teisele poole, eks ju. Et tegelikult, kui me seda laiendame, seda ajaskaalat, mida kaugemale me ajas lähme, seda suuremaks lähevad need mõõtemääramatused. Et sinnamaani, kus me saame jääst neid temperatuure hinnata, on veel nagu enam-vähem, aga kui me hakkame kivimitest rääkima ja settekivimitest selle temperatuuri määramine, siis jälle läheb palju keerulisemaks, et kus nad elasid, mis nende kivimitega juhtunud on, kuidas mõõtemääramatus, palju sealt punkte saad ja ka see täpsus, et me
me praegu saame öelda jah, et hommikul oli selline, lõuna ajal selline, õhtul oli selline temperatuur. Aga räägime geoloogilises ajaskaalas, et miljoni aasta keskmine temperatuur oli sinna kanti. Mida kaugemale me ajas lähme, seda suuremaks see ebakindlus tegelikult läheb. Keegi Mehis Rohtla küsib. Ahah. Et selle kohta, et kas see tööstuslik carbon removal, kas üldse on realistlik. Praegu põhiliseks probleemiks ongi see kuluefektiivsus. Et selle süsihappegaasi, et ta on must. Et meil ei ole praegu häid tehnoloogiaid, kuidas seda süsihappegaasi ära kasutada. Aga me ei saa ka nagu seda täiesti prügikasti võib-olla seda ideed visata, sellepärast, et me praegu ei oska selle süsihappegaasiga piisavalt hästi midagi teha. Meil on esimesed tehnoloogiad olemas, kuidas süsihappegaasist toota lihtsamaid või lühemaid orgaanilisi ühendeid, hakata kütust sellest tootma. Aga selle jaoks on väga-väga puhast süsihappegaasi vaja.